Matšpalli paneb mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tervist tennissõbrad! French Open aasta teine suure slam'i turniir Pariisis sai pühapäeval läbi ja teisipäevasel päeval võtame meeleolukad sündmused kokku. Olid meeleolukad nii Eesti tennise vaatest kui ka loomulikult maailma vaatest. Tänane saade tehniliselt selline, et alustame siin jutuajamist Michelle Lehtmetsaga. Tere, Michelle! Tere, tere! Michelle'il on laua peal välja teenitud auhind Coca-Cola ja minu poolt siis väiksed muffinid ka. No kuidas sa küll ette nägid, et Nadal ja Swiatek selle turniiri võidavad? Selleks ei pidanud loomulikult mingi eriline tennisspetsialist olema, et Swiateki turniiri võit oli sisuliselt ikkagi juba kivisse raiutud enne turniiri, et oleks pidanud väga suur ime juhtuma, kui Swiatek seda turniiri võitnud ei oleks, aga nagu ma ütlesin, suure Nadali fännina ma endale ikkagi ei suutnud seda andeks anda viga, mida ma enne Austraalia lahtisi tegin, et ei pakkunud Nadali võitjaks ja Nadal selle võitis ja loomulikult arvestades, et ta suutis ikkagi ka kõvakattega turniiri võita, Grand Slami võita siis oma 21. Austraalias, siis oluliselt suurem võimalus ikkagi vähemalt minu arvates, mitte kihlveokontorite arvates. No kihlveokontorite arvates oli ka see ikkagi suurem võimalus, et ta võidab Roland Garrosi kui Austraalia lahtised, aga võitesoosik number 1 ta ei olnud, aga selline minu vaist ütles seda vaikselt kogu aeg, mida ma ka Rihole ja Toomasele, Riho Kallusele ja Toomas Leiusele siin ütlesin, et Alcaraz ei ole veel võimeline vähemalt minu arvates Grand Slami võitma. Ja paraku õnneks või kahjuks see täpselt nii läkski. Ja nagu ma rääkisin, siis selline must hobune see turniir ikkagi oli Aleksander Zverev ja kui ta poleks seda ränka vigastust saanud, et mine tea, mis seal juhtunud oleks Nadali mängust. Suure tõenäosusega Nadal oleks selle ikkagi välja kiskunud selle hammastega, aga jah, nii ta läks ja mina olen õnnelik ja ma usun, et miljonid tennisefännid üle maailma on õnnelikud, jälle suur ajalugu tehtud ja nagu Eurospordi kommentaatorid ja spetsialistid ütlesid, et neve eve seda 14 Grand Slami ühel turniiril üle ei lööda, et ulme tundub ka 22, aga et sa võidad 14 ühel turniiril, jõuad Pete Samprasega ühele pulgale, Pete Samprasel siis on need, oli ju enne Federeri, Nadali ja Djokovic'i ajastust selles edetabelis esimene oma 14 Grand Slamiga kokku, et võita ühelt turniirilt 14 Grand Slami, see tundub ulme, et kergelt sinna, ma arvan, et sinna maailma üldse läbi aegade 3 võib-olla suurima spordisaavutuste hulka võib seda lugeda, kogu spordisaavutuste. Paraku küll. Täna on siis teemaks loomulikult meeste ja naiste turniiride lõpplahendused. Kaia Kanepi ja Anett Kontaveidi käekäik ja lõpus räägime ka Anetti treenerivahetusest, mis nüüd käimas on, aga tulles siis sellele, mis pühapäeva õhtul toimus, Nadal pärast pressikonverentsil avaldas, et võib-olla kas sina teadsid, et tal on Müller-Weissi sündroom, et just see haigus? Ehk seda on kuskilt ikkagi läbi jooksnud, jah. Aga terve turniiri jooksul ta siis ütles, et ma turniiri lõpus räägin oma tervisest, et austusest vastaste vastu ma turniiri keskel sellest ei räägi, aga selgus siis, et mängis terve turniiri süstide toel, enne turniiri sai ühe kõvema paugu otse närvi, mis selle närvi siis tuimaks teeb ja siis enne igat mängu keskmiselt 2 süsti veel. Ja nüüd sel nädalal siis läheb operatsioonile, mille nimi on see on raadiosagedus ablatsioon ehk sisuliselt närv kõrvetatakse raadiosagedusega niimoodi ära, et see närv kaob ära ja valu kaob ka loodetavasti ära. Jah, eks need meditsiinilised terminid on minu ja sinu jaoks seal arusaamatud, mida seal tehakse, aga tõepoolest, nagu ta ka ennem öelnud on, mitte juba enne seda turniiri, et ta ei olegi vigastatud, et ta on tegelikult aastaid selle jalavaluga elanud ja see on väga frustreeruv, et kui sa päevast päeva, et mitte lihtsalt
tennisemängul, vaid kogu elu 24/7 sul see jalg ikkagi valutab, et no seda enam minu jaoks imeks pandavam on, et see uskumatu, et põhimõtteliselt, nagu ta ise ütles, et surnud jalaga ta selle turniiri ja finaali mängis ja sealt võita järjekordne Grand Slam, no respekt igal juhul, midagi ei oska öelda. No kahjuks finaal vist päris finaali vääriline ei olnud, sest numbrid on väga ühepoolsed, 6-3, 6-3, 6-0, Kasper Ruudil Norra siis tõusval tähel, nüüd on maailmas vist juba 6. kohal, ei tekkinud võimaluski. Ei tekkinud võimalust ja eks see oli kergelt ette teada, et ikkagi mees esimest korda Grand Slami finaalis, kas ta minu teada ei olnud isegi veerandfinaali ennem jõudnud ja mõistagi tegemist on väga hea mängijaga, mida ka Nadal ise tunnustas, väga toreda inimesega ja nad tunnevad üksteist väga hästi, sest Ruud käib väga tihti tema akadeemias treenimas ja perekonniti käivad läbi ja on sellised head sõbrad kogu tiimid omavahel ja eks see oli teada natuke, aga taktikaliselt Nadal ikkagi, võib-olla paha öelda, aga tegi ikka Ruudi ikka väga lolliks, et see, kuidas ta enda jaoks neid väljakuid avas ja neid punkte võitis, et see oli hoopis midagi muud, et Ruud on küll hea tennissist, aga usun, et sellest mängust oli tal väga-väga palju õppida. Nadaliga ta siis üldse esimest korda kohtus finaalis. No kas me võime öelda, et finaal peeti ikkagi veerandfinaalis Nadali Djokovic'i vahel ära? Jaa, kahtlemata see peeti ära, ma pean tunnistama, ma ise seda mängu otsepildis ei näinud, ma üritasin... No see algas ka absurdsel ajal loomulikult. Ei, see selles suhtes absurdsel ajal ei alganud, et oleks mul kuskilgi telekas või arvutiühendus olnud, ma oleks seda kahtlemata vaadanud, aga jälgisin nii-öelda punktist ja vaatasin seda mängu hiljem üle, aga minu jaoks oli üllatav, et hea küll, Djokovic'i jaoks üllatav oli 2 asja, et see publik oli nii-öelda Djokovic'i vastu, et see oli, ma ei ole Djokovic'i fänn kunagi olnud, aga mul hakkas tast kohati kahju, et tõesti, et tundus, et mis ta siis teinud on, et iga punkt, mis Nadal võitis, oli sellised ovatsioonid ja Djokovic'il selline tavaline kerge plaksutus ja ma usun, et ikkagi see jättis talle selle jälje, et Djokovic oli ikkagi väga mannetu, et just ma imestan, et ta nagu mingit käiki ei olnudki, et ta liikus väljakul kuidagi imelikult, löögid olid lahjad, vahepeal ta natuke oma tempot tõstis, aga see ei olnud see Djokovic, mida me oleme väljakul näinud, et tundub, et mentaalselt ta ikkagi, kas see publik nüüd ta läbi küpsetas või midagi muud, aga igal juhul Djokovic oli väga-väga kahvatu ja eks ta oma natuke sapiste kommentaaridega seal peale seda matši ka sellest nii-öelda aimu andis, eks viisaka mehena loomulikult seal Nadali natuke ülistati, aga näha oli, et talle see ta ikka ei olnud tema ise väljakul. No on teada, et Nadal on Pariisis publiku lemmiklaps ja sain seda ka oma silmadega näha, et on täiesti võrdeline sellesama Messi-maaniaga, mida me alles siin paar päeva tagasi Eesti jalgpallikoondise mängus nägime, et ja teine lemmiklaps on loomulikult Alcaraz, kelle mängu ma sattusin ka vaatama paar tükki, Kordaga eriti paistis see välja, kui seal Real Madridi fännid ka veel olid Pariisi saabunud, siis ega seal servimiseks keskendumine oli üsna raske, et aga Djokovic peaks olema vast sellega harjunud mängudes Nadaliga eriti. Peaks harjunud olema, aga ma ütlen veel kord, et ma sellist nii-öelda Djokovic'i, kuidas seda öelda nüüd, vastasust või sellist, ma pole tegelikult eelnevatel turniiridel niimoodi kogenud, et kui ta on USA lahtistel mänginud, siis ta on minu arust väga seal publikule meeldinud ja ei saa nüüd öelda, et Nadal või Federer, Federer hea küll, sellistel turniiridel on alati saab suurem aplausi, aga sellist nagu vastasseisu pole ma publikul ennem küll näinud, et see oli võib-olla ka Djokovic'i jaoks ikkagi midagi muud. Jah, 4 tundi see matš kestis ja 3-1 settidega Nadal selle võitis, aga mine tea jah, kuidas oleks turniir lõppenud, kui Aleksander Zverev poleks saanud vigastada mängus Nadali vastu. Esimene sett kestis 1:33, teine 1:34.
teine ei saanud läbi veel. Ei saanud läbi, jah. Et see matš on öeldud, et see matš liikus 7 tunni graafikus. No põhimõtteliselt, kui sa vaatad seda, et noh, kas see ka 7 tundi kestnud oleks, on muidugi iseasi, aga kindlasti loomulikult see, et Nadal selle võitis siis 3-tunnise matšiga 2 setis, mis ei saanud läbigi, oli tema jaoks ikkagi, no eeldame, et ta selle matši võitnud oleks, aga võib-olla oleks sealt veel seti näiteks Zverev kätte saanud, oleks pidanud seal 5 tundi võib-olla väljakul on 5,5, et see oleks midagi hoopis muud olnud jälle pühapäevaseks finaaliks, et selles suhtes Nadalil küll vedas ja mul oli ääretult kahju küll Zverevist, no kõigil oli kindlasti kahju, aga jah, ma endiselt olen sellel arvamusel, et kui Zverev suudab enda nii-öelda mentaalselt ennast korda saada, et ma ei näe küll mingeid võimalusi seda, et ta ei võidaks Grand Slami, aga tal on ikkagi tihtipeale see peas kinni, aga mees on võimeline ikkagi fantastilist tennist mängima ja absoluutselt kõike võitma kõvakattega väljakul ja tundub, et ka kõike võitma ka liivaväljakul. No see Zverevi kukkumine ja hüppeliigas ja väljaväänamine, mis sa arvad, kas puhas ebaõnn või natukene saab ikka selle erakordsed mängimisolud ka, et katus oli vist kinni, erakordne niiskus, täielik džungel. See teeb ju väljaku aeglasemaks, pallid raskemaks, et füüsiliselt väga raske mäng mõlema. Tead, ma pean ausalt ütlema, ma olen võimeline arvutist vaatama YouTube'ist, kui keegi kuhugi surma saab, ringrajal sõidab kuhugi vastu, aga selliseid võikaid vigastusi ma ei suuda lihtsalt vaadata. Ma ei ole seda situatsiooni suutnud täpselt ära vaadata. Loomulikult ma olen pilte näinud, kui ta maas väänleb seal, aga eks see käib tennise ja tippspordi juurde, et selliseid asju ikka juhtub ja ma ei usu, et see nüüd saab väljaku ja korraldajate süüks panna, aga tingimused olid jah, ikkagi väga-väga keerulised seal just see päev ja nii ta on. Aga kes oleks võinud ennustada, et just Zverevist saab siis Alcarazzi komistuskivi, millegipärast me ei näinud seda ette? Ma ei tea, kas ma ei näinud seda ette, aga ma arvasin, et Alcaraz finaali ei jõua. Jah, võib-olla tõesti, et oleks seal järgmine komistuskivi võib-olla loogilisem olnud, aga ma veel kord ütlen, et kui Zverev mängib head tennist, siis Alcaraz ja Zverev praegu panna, ma ei ütleks küll, et Alcaraz peaks võitma Zverevit, et natuke minu jaoks ikkagi natuke liialt toores on Alcaraz, kuigi on juba väga palju saavutanud, aga võib-olla vara, aga usun, et küllap ta järgmine aasta sealt paar Grand Slami ikkagi ära võtab. No mine tea, võib-olla see aasta juba USA lahtised, vaevalt küll Wimbledoni Alcaraz võidab, aga jah, et minu jaoks see küll väga suur üllatus ei olnud. No väga vabalt oleks võinud Alcarazzi turniir juba teises ringis lõppeda. Albert Ramos Vinolase vastu 5 setti, viimane sett 6-4. No täpselt nii ja nagu ma peale seda mängu kirjutasin ka Rihole ja vist isegi sulle, et ütleme jälle see Neve ei oleks Djokovic ja Nadal mänginud Grand Slamil 5 setti niimoodi, et Ramos Vinolas oleks saanud teises ringis matšpallini. No ei oleks sellist asja juhtunud. Võib-olla heal juhul oleks üks komistuskivi, 1 sett olnud, aga see oleks ka kõik olnud. Teisest tabeli poolest me ennustasime surmkindlalt finaali Stefanos Tsitsipase, kellel tabel pidi olema väga lahtine, et ta ei jaluta lihtsalt läbi, aga 8. finaalis Holger Runega ei saanud hakkama Taani tõusev täht, kes siis lõpuks teatepulga andis üle Kasper Ruudile, kes pääses finaali. Jah, et ikkagi Runelt suurepärane turniir, mis ma ikka oskan öelda, et Tsitsipas võib-olla alahindas oma vastast, ma usun ikkagi, et alahindas, et ta arvas, et küllap ta sealt 5-setilisest mängust ikkagi oma võtab, aga võta näpust, ja muidugi Runes müts maha aga jah, järgmine mäng näitis natuke mõru maigu, kuidas ta selle Ruudile seal kaotas ja nii-öelda väljakult põhimõtteliselt ära jooksis, et jälle noormehel palju õppida ja kindlasti tema PR-meeskond taga sellel teemal on juba korralikult vestelnud, et kaotada tuleb ka osata. Rune kohta on öeldud, et ta on selline draamamagnet, et iga tema turniir lõpeb kuidagi skandaalselt. Seekord siis
väidetavalt oli riietusruumis mingi intsident, kus Rune olevat karjunud näkku Ruudile ja seda intsidenti pidid meedias lahendama siis mõlema noormehe vanemad. Tohoh, seda ma ei ole kuulnudki, aga taga nagu jah, kogu aeg midagi juhtub, et ükskord turniir, siis ei juhtunud temaga midagi, aga midagi ma kommenteerisin, kas oli Müncheni, kui ta lõpuks võitis selle Müncheni turniiri. Et seal ei olnud muidugi temaga, aga tema mängudes jah juhtub, et oli see hollandane Van Sarssulp, kes seal põhimõtteliselt ma ei teagi siiamaani, kas tal olid mingid südameprobleemid, see oli nii kummaline turniiri lõpp, et ühtäkki mees läks väljakult ära, doktorid läksid kaasa ja 25-30 minutit oli täielikku vaikust, et mitte kedagi riietusruumist välja ei tulnud, kõik vaatasid otsa, rahvas vaatas, mis toimub ja mul oli selline tunne vahepeal, et äkki mees on ära surnud riietusruumi, aga ei, lõpuks ikkagi tuli välja ja loobus sellest mängust. See oli ka jah, ja siis sellisel õnnetul moel Rune oma esimese ATP tiitli sai, aga jah, et tegelikult päris äge kuju jah, aga käituma peab õppima, et see on selge. Aga jäädes veel korraks meeste turniiri või üldse meeste tennise juurde, siis Nadalil on nüüd 22 suure slam'i tiitlit, Djokovic ja Federer on 20 peal. Kui sa nüüd mõtled, ma ei tea, 2, 3, 4, 5 aastat tagasi, kuidas see kõik on siiamaani tulnud, et kas tundub sulle loogiline, et seis on praegu selline? Ma võib-olla ei ole selles suhtes väga adekvaatne ütleja, sest ma olen ikkagi alati õudne Nadali fänn olnud sõna otseses mõttes ja ma olen mõistagi lootnud seda, aga eks ta loogilisem tundus, nagu me sinuga siin paar aastat tagasi rääkisime, et nagu sa ütlesid, et küllap Djokovic seal ikkagi lõppkokkuvõttes paari Grand Slamiga ikkagi aegade edukamaks tõuseb, aga see ei ole veel öeldud, et ei tõuse, eks, et Djokovicil suur võimalus ju Wimbledonis kohe seda vahet vähendada ja, aga ma ei osanud jah, ja küll, ma arvasin, et Nadal 2-3 aastat võib veel võita siin võib-olla 4-5 aastat tagasi, arvasin, et neid Roland Garros, aga et Austraalias suudab võita ja teha 36, nüüd on ta 36, teha tegelikult oma elu parim hooaja algus, et ta ei ole mitte kunagi esimest 2 Grand Slami võitnud, kui ta Austraalia lahtisid 2009 võitis, siis ta teatavasti Roland Garrosi ei võitnud, et tal on ka tegelikult reaalne võimalus võita see kuldne slam, aga me ei tea, mis seal Wimbledonis toimub, et mõistagi, kui vaadata jälle kihlveokontoreid, siis Nadali peale panustades seal kuskil saab 10-kordset raha tagasi, aga mulle tunduvadki kohati need kihlveokontorid nii absurdsed, et kui vaadata praegu näiteks USA lahtiste pakkumisi, et Nadal on seal võitjasoosik number 5 jälle kuskil, kui tegelikult arvestada, et ta on võitnud ühe US Openi rohkem kui Djokovic, ta on see aasta kõige edukam mees olnud, et kogu aeg ikkagi selle usk on see, et Djokovic võidab, aga viimased 2 Grand Slami on näidanud ikkagi, et Nadal võtab need ära, aga mine tea, me ei tea, nagu ta ise ütles, ta ei tea ise ka, mis ta tervisega, et ma natuke kartsin seda, et kui see Roland Garros lõpeb, et ta võib nii-öelda karjääri lõpetanuks. See kuulujutt, kusjuures oli õhus, kuna Federer positas kuskile Twitterisse pildi, kus ta poseeris Arsène Wengeriga, siis hakati saistama, et Federer on tulnud Pariisi nüüd selleks, et osaleda Nadali karjääri lõpetamise tseremoonial, et seda oodati kusjuures viimase hetkeni veel. Ja mul oli ka selline tunne ja mõistagi nagu kõik 10 miljonit tennisefännid tahaks teda edasi näha, siis mina tema suure fännina ausalt öeldes ma natuke ootasin seda otsust, et see oleks ikka mega ilus lõpp olnud asjale, et tõesti sa tuled ja põhimõtteliselt ühe jalaga võidad veel Roland Garrosi ja siis ütled, et põhimõtteliselt, loomulikult ta ei oleks niimoodi öelnud, aga et et võtke välja, et 22 ja 14, et tehke üle ja mulle aitab. Et see oleks päris äge lõpp olnud. Ma ei tea, kas sellist panust kuskil saab panna, et kuidas siis lõppseis nende 3 suure vahel jääb. Seis on keeruline selles mõttes, et Djokovicil, ma ei tea, mitu aastat tal Austraalias pole enam asja. Mis USA teeb vaktsiini nõudega, et kas ta üldse USAs peale lastakse, et
Djokovicil see võimaluste aken ei ole ka väga suur. Võimaluste aken ei ole väga suur ja arvestame ka, et Djokovic on tegelikult aasta noorem ainult kui Nadal, et vanus tuleb paraku peale ja nagu me öelnud oleme, siis tulevad igasugused Rune ja Alcarazi sugused mehed ka peale. No ülisuur šanss on Djokovicil muidugi Wimbledon see aasta ära võita, et keda me seal Wimbledonis, no eeldame, et Nadal ka sinna ei lähe ja no Nadal ei lähe sinna, Medvedev ei lähe sinna, Rubljov ei lähe sinna, kes sinna veel ei lähe, siis Zverev mõistagi ei lähe sinna. Polegi kedagi tal vastas, seal põhimõtteliselt peaks olema jalutuskäik. Jah, et Alcarazzi muru peal väga mängimas ei olegi näinud vist kunagi. No vist ei ole näinud jah, ja Alcarazzi kohta ilmselt kehtib see vanasõna, et nagu Nadali algusaastate kohta, muidugi veel ei saa Alcarazzi kohta öelda, võib-olla aasta pärast saab öelda seda, et ei kujuta ette, kes Alcarazzi võiks liival võita ja ei kujuta ette mängijat, keda Alcaraz võiks ise murul võita, et aga sinna on veel võib-olla aasta aega ja et Alcaraz mõistagi, no kunagi Neves on Neve, aga vaevalt ta nüüd Wimbledoni see aasta võidab. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Naiste turniir üllatust ei sündinud, Iga Swiatek võitis teise French Openi tiitli oma 2020 tiitli kõrvale, aga laseme vahepeal uksest sisse Toomas Kuuma. Nii, ja meiega on ühinenud Toomas Kuum läbi Tallinna uskumatu transpordisüsteemi kuidagi siia jõudnud teiselt poolt linna otsast. Iga Swiatek üllatust ei vormistanud, kaotas kogu turniiri peale vaid ühe seti. Kõige ootamatumal mängijale ilmselt Qin-Wen Zheng 8. finaalis sai kätte siis esimese seti kiire lõppmängu Swiateki vastu, pärast oli muidugi endal kiire lõpp 6-0, 6-2, aga veerandfinaalis Jessica Pegula, poolfinaalis Darja Kasatkina ja finaalis Cory Gauff endast ohtu ei kujutanud. Toomas, sinu ülistuslaul Igale. Üldse kogu. Nii. Nüüd on kuulda. Et naiste turniirile. No, pole midagi öelda, et ega võitis see, kes pidi võitma, võib nii öelda. Et polegi võib-olla ammu nii kindlat kandidaati olnud tegelikult ja tõesti see, kui vaadata uuesti see turniiri tabel üle, et see seti kaotus tuli nagu küll võib-olla üllataval kohal, aga seda ikka juhtub. Et kui korra tagasi meeste poole tulla, siis ju Nadalil oli ka vähemalt ühes mängus ikkagi nii-öelda vaatad 5 setti ja nägi ka vaeva, aga tegelikult tervikuna vaadata, siis seal on ju nii kindlad numbrid, et võitis see, kes pidi võitma ja selles mõttes võib-olla natukene oli nagu igava võitu see turniir. Ja samas need mängijad, kes siis ka eelmine aasta seal võib-olla mängisid hästi, väga paljud ju täiesti komistasid. Krejtšikov on üldse täielikus augus, mulle tundub praegu. Krejtšikova, nagu tuleb pärast välja, oli ka nakatunud koroonaviirusesse. Seda ka lisaks, jah, aga ega ma arvan, et enne juba seda nakatumist oli seda tendentsi näha, nii et tundub, et naiste tennises, ma ei oska öelda, kas seal nüüd hakkab mingi suurem muutus toimuma või mitte või ühtepidi on nagu segane seis, välja arvatud siis esireket. Jah, et esireketi taga on Anett Kontaveit, sellest saame ka rääkida, seal on vahe 4000 punkti ja rohkemgi ja siis on juba vahet alla 100. Aga tahad sa ka, Michel, midagi lisada? Ei, ma ei taha midagi lisada, põhimõte et suur üllatus oli juba minu jaoks see, et tõepoolest, et Iga Swiatek seti kaotas, aga kui naiste tennist edasi rääkida ja spekuleerime, et Iga Swiatek kas saab tõsise vigastuse või otsustab ka, et mulle aitab lõpetada. Et see oleks nüüd huvitav seis, et mis siis naiste tennises toimub. Hakkab Neves on 40 naist, kes võivad Grand Slami võita, mitte kunagi sealt põhimõtteliselt mitte midagi ei tea. Aga jah, Swiatek on sellises hoos ja ma usun, ta on mentaalselt nii palju kindlust juurde saanud, et ma arvan, et ta võtab siin mööda minnes selle Wimbledon raskem võib-olla, aga USA lahtised kindlasti ära, kui midagi ei juhtu. Ja Wimbledoni võib-olla seal on see natuke see väljaku katte spetsiifika, aga eks kui nüüd mõne turniiri mängib ka enne Wimbledoni, võib-olla proovib muru peal ja enesekindlus on kindlasti oluline, aga seal on tõesti, et aga kui ta nüüd Wimbledoni võidab, siis on juba tõesti
mida ta kõike veel suudab nagu korda saata. Aga ma korra tulen veel tõesti tagasi, et see, mis seal nii-öelda me teame ju, et Anett on nüüd nii kõrgele tõusnud maailma edetabelis, et justkui nagu tulemused on, ütleme siis tagasihoidlikult nii ja naa, ütleme eriti nüüd veel paar kuud, aga jah, seal see näitabki tegelikult just see, et niimoodi võib need kohad niimoodi vahetuvad. Okei, seal kukkusid, ütleme, Krejčikoval, Sakaril kukkusid suured punktid ära, eks on ju, aga jah, ka Micheli jutu peale, et seis on väga segane ja minu meelest siin on meie muudes kõige vanem mängija praegu maailma esisajas peaks olema Kaia Kanepi. Et minu meelest ka tema võimalused selles mõttes kogu aeg tõusevad, et võib selles võistluskarussellis niisuguses seisus on ka temal väga soodne pinnas. Mängida veel mõne Veras aasta. Vonarjova peaks olema järgmine vanuselt, tema asub meil edetabelis teises sajas, kui ma ei eksi. Jah, ja korra siis Toomas jutul täiestus, et Kaia ju saab suure tõenäosusega Wimbledonis asetuse on ju midagi aastaid ja aastaid juba. Ta on hetkel 38 ja sealt on ära kukkumas kokku vähemalt 8 valgevenelast. Ja sootsa loosiga, ma korra lõpetan, võib ju, alati on ju Kaiale ka muru ikkagi sobinud, vanematele mängijatele üldse sobib, sest seal peab võimalikult vähe jooksma, ikkagi olema ausad, Kaia on veteranmängija. Wimbledonis on kõik lahti, kui sul on hea loos, ma imestaks üldse, kui Kaia seal poolfinaali või finaali välja läheb. Aga jääme veel korra Iga Swiateki juurde, 35 matšivõitu järjest ületas siis Serena, kes oli 34 peal, ise tundis kusjuures väga suurt uhkust selle üle, et ta sai ühe rekordi kätte, mis on selles mõttes hea, et mitte ainult meie siin ei hoia nendel rekorditel näppu peal, vaid on ka reaalselt mänge tulnud, kes tahab domineerida, kes tahab neid rekordeid ja loodetavasti tahab ka neid kõige suuremaid rekordeid, aga kes ütleb valemi, kuidas praegu Swiatekit võita, mismoodi ta mängib? Tal ei ole ju mingit ühte kindlat relva, millega ta nüüd vastaseid purustab. Ta ei löö neid jooni puhtaks kindla peale, pallid sinna, kuhu peab. See ongi tema tugevus. See ongi tema tugevus, et kui su mäng ei sõltu ainult ühest elemendist, ütleme mõni mängija, kes sõltub servist, tõepoolest ütleme võib-olla kiiremal kattel või seal samas muru peal, eriti veel aastakümneid tagasi, et seal oli pommserv, just meeste tennises eelkõige näiteks, siis oligi sellel najal nagu elati. Aga minu eest ongi see sama ühtlus, et ta saab seal varieerida oma mängu ja see ongi tema tugevus. Et tegelikult, kui vaadata nüüd maailma tippe, võtame, kes läbi aegad on olnud, siis ikkagi pigem on ikkagi, eriti just viimastel aastakümnetel, et ei ole ju sellised mängijad, kes ainult ühe mingi või 2 elemendi peal elavad. Et ei ole ainult serv näiteks. John Isneril on väga võimas serv, aga mis ta sellega, ikkagi maailma esirekiteks ta sellega ei tõuse mitte kuidagi, ei ole mingit varianti. Aga siia tood kõrvale, võib-olla Nadal oli oma nii-öelda karjääri selle, alguses rohkem tõesti nii-öelda nimetati liivakuningaks, ja kui sa vaatad tema tulemusi läbi aegade, enam ainult liivakuningas on ta nagunii. Aga tegelikult mängib ju teistel kattetel ka ju väga hästi ja nad on universaalid. Ja täpselt sama on, ma olen kogu aeg öelnud, et eriti just naiste tennises, et kui tuleb, varem ka maininud, et kui tuleb selline tennisist, kes on selles mõttes, et ta on ühtlane, tal on võib-olla ka väga taktikaliselt küps mäng, natukene ma näen siukest võib-olla sellist, ma toon kogu aeg võrdlust, et see naiste ja meeste tennis, et siin võib-olla need võrdlused ei ole nii head, aga just selline küpsuse poolest on just tema see esindaja, et nagu mängib küpsemat tennist ja suudab oma emotsioone ikkagi ka nagu selles mõttes vaos hoida, et tasakaalukas on tegelikult. Näitab küll emotsioone välja, aga mulle tundub, et sees on ta palju tasakaalukam. Aga meil endalgi oli ju turniir kestis päris kaua, lausa nädal aega, Kaia Kanepi jõudis 3. ringi, esimeses ringis üllatas Garbine Muguruzat, maailma mõttes üllatas, meie jaoks ei olnud üllatus. Teises ringis brasiillanna Beatriz Haddad-Maijat juba kindlamalt 2 setis ja komistuskiviks siis osutus 18-aastane Corey Gauff. Millise hinde me anname Kaia turniirile? Ta on varasemalt mänginud küll French Openi veerandfinaalis, aga sellist loosi arvestades ma ütleks küll, et mängis oma taseme välja. No igal juhul tuleb 5 anda indeks, siin ei ole midagi mõeldagi, kui sa jõuad ka 30, vabandust, kui eksin, vist 36 on Kaia, jah.
36-aastaselt Grand Slami liiva peal kolmandasse ringi, kaotad seal kolmandas ringis finalistile lõppkokkuvõttes müts maha, et midagi öelda ei ole, et väga respekt Kaia üle, et minu jaoks küll, et väga positiivne ja ma usun, et Kaia loeb enda jaoks ka selle ikkagi turniiri positiivseks, et Kauf noor, nagu öeldud, nagu siin paljud ennustavad, võidab veel võib-olla küll ja küll neid Grand Slame, võib-olla 10 ja rohkemgi, aga jah, et põlvkondade vahetus on, siin midagi teha ei ole, aga ikkagi Kaialt väga korralik turniir. Toomas? No ega siin midagi suurt väga lisada ei ole, et minu jaoks on tegelikult lihtsalt tavaliselt öelda, lihtsalt respekt on isegi nagu tagasihoidlik öelda. Et see, mis ta teeb, ütleme siin just viimastel aastatel tegelikult. No, või ütleme ausalt, et ega teda on nagu mitu korda, inimesed on nii-öelda tenniseringkonnas ka ikka paljud ikka nagu selles nagu maha kandnud võib-olla. Aga ei, ta tuleb, ta on väga, ma kogu aeg olen rõhutanud varasemates saadetes ka, väga selline minust metoodiline läbimõeldud tegevus, mis turniirid mängib, loomulikult suured Slami turniid ta mängib ja mõned suuremad turniirid ka, kus mõne ringi saab edasi, nüüd ta on saanud ikka väga palju nendel suurtel turniid väga kaugele ikkagi jõudnud, vaatamata vanusele, et ta kogub seal ka punkte, ta on edetabelis suhteliselt kõrgel, see garanteerib tal, kui tal tervis peab vastu veel ka järgmise aasta rahulikult tegelikult turniiridel kaasa mängida. Väga läbimõeldud tegevus minu meelest ja arvestab nii-öelda oma võimeid, just füüsilisi, sest ega tal ei ole see karjäär nii lihtne olnud, et ma usun, et needki tulemused, mis ta on seni näidanud, oleksid, eks on ju, aga ikkagi kindlasti paremad, kui ütleme, poleks vigastusi. Sest on mõni mängija, kellel on karjääri jooksul vähe vigastusi, kellel on rohkem, nii et see mõjutab ka väga palju. Nii et väga tark tegutsemine minu meelest. Ja temalt võib oodata, nii nagu Michel ütles, et eriti just suure Slami turniiridel, mulle tundub, et tal on seal üldse see närvikava on kuidagi väga paigas, et tal lihtsalt võib tõesti mõni päev mäng mitte väga välja tulla, sest ta on sellise mängustiiliga, et lihtsalt seal lihtsalt ei tule, ei lenda see pall sisse, on seal kogu aeg 20 senti väljas näiteks, ala. Ja või siis vastane, nagu nüüdki ikkagi kaotas finalistile, eks on ju nii. Et mõnel muul võib-olla turniiril, kui Kauf oleks natuke võib-olla kehvemas vormis ja Kaia oleks näidanud sama mängu, oleks vastupidine tulemus olnud. Et lihtsalt tõesti müts maha, et ja hoiame pöialt ja meile mõlemile muidugi, et nii Anetile kui Kaiale, et kokkuvõttes jälle väga hea seis, et maailma teine reket ja nii edasi, et see on nagu uskumatu. No naljaga pooleks võib öelda, et kõik need nimed, millest me nüüd oleme rääkinud, Nadal, et reisivad oma inimesega, kes need võidule aitab, Nadal reisis seekord arstiga, Sviatek reisib psühholoogiga, Kaia reisib füsioterapeudiga. Suurepärases vormis. Millal viimati mäletate Kaial mõnda teipi kuskil ripnemas? Ega vist Austraalia lahtistel nagu ei olnud. Nii palju ei mäleta, nii palju teda näinud ja ei oska öelda, ei kõik on hästi tal ja tundub, et võib-olla vahel õla peal isegi. Jah, et kõik toimib, et lisada ei ole midagi, et siit on edasi minna ja arvestades nagu Toomas juba ütles, ta edetabeli kohta ja siis ta võib ju rahulikult järgmine aasta veel mängida, saab Grand Slamidele ikkagi ju peale ja miks mitte ja nagu maailma meedias ka öeldud on, et eks ta selline Grand Slamide killer on sõna otseses mõttes ja eks teda kõik juba kardavad ja psühholoogiliselt ka ma kujutan ette, et näiteks Wimbledonis, kui seesama Muguruza või keegi iganes suur nimi sinna esimene ring Kaiat näeb, et siis on juba kergelt väristatakse jalga ja mõeldakse, mis nüüd jälle toimuma hakkab. Ja sellepärast me nagu ennustasime ka enne seda turniiri, et kui vaatasime turniiri tabelit, minu meelest me kõik siin kooris ütlesime praktiliselt seda, et ei ole nagu mingi küsimus, et ta võib Muguruza rahulikult nii-öelda ära võita ja jälle tõestas seda. Et ta on tõesti just eriti millegist just avaringis. Ma põhjendasin ka, miks on avaring veel eriti nagu nendele nii-öelda teatavas mõttes favoriitidele või asetatud mängijatele nagu keeruline. Et seal eriti just esimestes ringides on ta väga ohtlik. No ma ei tea, kas sellist statistikat kuskil leidub, aga ma jällegi julgeks isegi pakkuda, et Kaia on selles arvestuses rekordiomanik, mis puudutab turniiril sinna
vähemalt 3. ringi jõudmist ja siis turniiri võitjale või finalistile kaotamist. Nojah, eks see tabel ongi nii, et kui sa kaugemale jõuad, siis üha suurem on tõenäosus, et sa kaotad finalistile või võitjale, aga jah, tal on vahetevahel ka seal võib-olla, kui ta on varemgi välja kukkud, siis on ka sattunud, et pigem on tõesti Kaial on samas on, ma olen pannud ühte veel tendentsi, ma nüüd ei taha seda seostada ainult Kaiaga, vaid üldse. Et sageli on nii, et kui on väga hea tabel loositud, vaatad tabeli peale, et mängija võiks nagu väga kaugele jõuda, siis kipub millegipärast sageli nii minema, et siis mängija ei jõua kaugele. Aga samas, kui on selline, ütleme, vähe käänulisem teekond, et on ka raskeid vastased, siis isegi vahel kiputakse kaugemale jõudma. Nii et see tabeli vaatamine vahest on ka selline, et pärast siis kirud, et selline tabel oli, et miks ta sinna nüüd ei kaugemale jõudnud, et praegu võis ka öelda, et aga tegelikult, kui sa vaatad, Muguruusa, Kauf, kellele küll kaotas, ega mis 2 sellist mängijat, ühe võitis, teise kaotas, aga oleks nüüd Kaufi võitnud, siis järgmine ring oli vist Mertens, eks ju. Ka mitte lihtne, ka ebamugav vastane suhteliselt just Kaiale, aga ma ütlen, et ei ole see ka nii lihtne midagi. Seal tuleb alati vaadata veel seda konteksti, kes kellele kuidas sobib mänguliselt. Et alati see edetabeli koht või näiliselt mingi nimi on nagu tundub, et see on nagu tugevam. Vastupidi. Et võib mõni edetabelis väga kõrgel kohal olev mängija olla näiteks mõnele tagapool mängijale väga mugav. Nii et neid nüansse tuleb ka vaadata. Aga tuleme Anett Kontaveidi juurde. French Open jäi lühikeseks, võib-olla lühemaks, kui me lootsime, aga tagantjärele seda põhjendust vaadates igati loogiline. Need märgid olid õhus, et Anett ei ole taastunud aprillis läbi võetud koroonast veel täielikult ja peale mängu Aila Tomljanovitšiga siis teatas ka pressikonverentsil, kus mina ja Postimehe kolleeg kahekesi viibisime, et raske oli isegi lõpus püsti seista ja pilt virvendas ees, aga kõrvalt vaadates tegelikult oli ju 50-50 mäng ja numbrid seda ka näitavad 7-6, 7-5 ainult. Et kui te ei oleks seda pärast lugenud, mis ta siis rääkis, et oleksite arvanud, et tal seis nii hull on? Ma veel kord ütlen, pean vabandama, et ma ei näinud seda mängu. Ma viibisin 2 nädalat siin selle French Openi või Roland Garrosi ajal Naissaarel, kus tõna otses mõttes ei ole elektrit ja rääkima. Kus ei ole naisi ka, jah? Naisi oli, aga kus ei ole nii-öelda sidevahendeid, et põhimõtteliselt sa saad ainult kuskilt heast kohast seisu vaadata telefonist. Et ma jään vastuse võlgu, mis seal juhtus. Loomulikult ma olen igast kommentaare pärast lugenud ja highlights'e vaadanud, aga Toomas kindlasti räägib täpselt. Ma olen ka tegelikult mitte täisulatuses seda mängu tegelikult ei näinud, et seal teataval põhjustel, aga ma ei oska öelda, kas on, ma nagu isegi ma ei näe nagu põhjust võib-olla väga konkreetselt seda mängu, nii just mängu analüüsida, et ju siis ma ikkagi arvan, et seal on ikkagi pigem tõesti see pilt, mis me näeme nii-öelda pildis, et ega me võime olla hiromandid või isegi tunda mängijat hästi, me ikkagi kokkuvõttes lõpuni ei tea, mis seal tegelikult toimus ja võib-olla kui mängija pärast ka pressikonverentsil midagi räägib, ma ei taha öelda, et ega mängija ei hakka nüüd nagu valetama, ta lihtsalt võib-olla võimendab natukene, talle tundub, et see mingisugune asi teda rohkem mõjutas või mitte, et see on selline, seal on nii palju emotsiooni ja psühholoogiat, et juhtus nii. Iseenesest, kui me vaatasime nagu tabelit, meile tundus, et päris hea variant. Aga teades, mis enne oli, et me olime täpselt sellises ju tegelikult kui enne turniiri, et me olime teadmatus, kuidas tuleb. Tuli praegu nii, et kõige tähtsam, et jälle kogub ennast ja muidugi nüüd olukorrad on natuke erilised jälle taaskord just Anetti, siin see treeneri küsimus. Me jõuame sinna. Ma arvan, et see käibki niimoodi, et üles-alla, et kõik ei saa olla igas Swiatekit, et sul on, ma ei tea, nüüd tundub, et ta läheb nagu see rong sõidab ja sõidab teistel eest ära tõenäoliselt, esialgu vähemalt. Täpselt nii. Aga tuleme Anetti edetabeli koha juurde kõigepealt. Suur päev muidugi Eesti tennisele eile oli, kui Anett teiseks tõusis. See oli teada, et kuna Jessica Pegula ei suutnud seda turniiri võita, siis Anett tõuseb teiseks. Tegelikult sotsiaalmeedias on seda edetabeli süsteemi väga palju kritiseeritud, aga mina enda jaoks põhjendan selle teise koha niimoodi ära, et enne seda Swiateki 35 mängulist seeriat, kes oli kõige domineerivam mängija tuuril? Tundub, et ikkagi Anett oligi. Anetti seeria, mille peal ta nüüd katkes, see täpselt numbrit ei mäleta, aga tegelikult ju kõik loogiline.
jah, natuke sama seeria kui tõesti Sviatekil, aga noh, kahjuks ei mahtunud sinna seeria sisse Grand Slami võite, mida Sviatekil. Turniiri kaliiber, jah. Jah, aga sellepärast ongi ta teine, mitte esimene. Aga paar 500 võitu ikkagi mahtus. Ja loomulikult. Aga Anett siis, või noh, kõigepealt Dmitri Tursunov, tema tänaseks endine treener, eile Eesti aja järgi 6.55 oli poetanud Twitterisse postituse, et nende koostöö on lõppenud, noh, põhjust Tursunov ei toonud, aga 5 tundi peale Tursunovi postitut siis Anett ise ka ERR-i spordiportaali vahendusel avas veidi tagamaid, ütles, et ei saa enda kõrval hoida treenerit, kes ei saa reisida ja seda oli juba märtsis USA turnee ajal Indian Wellsis ja Miamis näha, et Tursunov endale USA viisat ei saanud ja nüüd kui ukse ees on Wimbledoni turniir siis, ja US Open ka veel tulemas, siis vast igati loogiline käik, Toomas. No jaa, ega kui sa ei saa nagu täies mahus nagu tööd teha, seal tekivad ka minu arust ka juba nagu mingid rahalised küsimused tõenäoliselt, et noh, et kui sul on mingi leping või diil tehtud, siis tuleb ju seal ka, ma arvan, seal on niisuguse pragmaatilisi momente ka hästi palju. Noh, ei tea tänu sellele, et ei saanud treener kogu aeg juures olla ja võib-olla igast spekulatsioon oli siin mõni kuu tagasi, et kui sul nagu see side kaob ka nagu võib-olla ikkagi ära, et siis on keeruline. No. Ja samas nagu tundub, et Anett on selline tennisist, kes ikkagi, noh, ta vajab treenerit. Noh, ta on ise seda minu arust nagu rõhutanud, et mõni mängija, noh, Kaia on selles mõttes selline unikaalne, et tal on nagu sageli olnud nii, et tal on nii-öelda nõustajad pigem, aga niisugust just puhast tennisetreenerit ta nagu isegi alati ei ole isegi nagu vajanud oma karjääri jooksul, aga noh, ma tean, et paralleelselt nagunii teda ka noh, ikka niimoodi mõned treenerid ka ikkagi kogu aeg andsid nõu ikkagi. Nii et see sõltub mängijast hästi palju. Tegelikult tuuril ma ei ole, see oleks huvitav statistika tegelikult, kui saaks tõese informatsiooni, et palju näiteks esisaja mängijatel, kellel tegelikult momendil ei ole näiteks treenerit naiste pool. Ma arvan, ega me ei leia seal ainult 1-2 nime. Või kus on segane seis. Jah, eks see korra segan sind, eks see treener on ka selline suhteliselt segane mõiste tihtipeale, et tõepoolest, et kas Kaial nüüd on tennisetreener või on see füsioterapeut, on ta füsioterapeut ja treener koos, et noh, eks Kaia pole ainuke näide, eks neid mängid on küll ja aga tõepoolest Toomas juba ilusti seletas lahti, et Anett on ise ka öelnud, et tegelikult eriti naisele Söösi ajastul, et ta väga vajas seda, et kui siis lasti ka treenerid väljakule, eks, et ta nii-öelda andis talle nõu ja pärast seda ta hakkas alati paremini. Naisel tõi ju lausa mängu pöörde. Jah, aga noh, praegu ma ei tea, ma just siia sõites mõtlesin, et naistele endiselt ju ei lasta treenerid väljakule. Ei, praegu ei lasta, jah. Et kas see jääbki nüüd nii? Koroona, aga nüüd tundub, et ei pöörata kedagi. Jah, et ta nagu Toomas ütles, jah, et Kaial, noh, heas mõttes suva on tal see treener seal või kuskil või ei ole ja Anett vajab seda nagu õhku ja mõistagi olukord on jama selles suhtes, aga mis otsus siis teha, et Anett oli sunnitud niimoodi tegema ja eks neil mõlemal on ilmselt kahju sellest, aga nagu öeldud, et kogu see sõjas, et Vene riigil on kollektiivne vastutus ja eks kõik need kodanikud peavad kannatama vähemal või suuremal määral. No me tegelikult ei tea, palju seal mängus võis olla mingid isiklikke maailmavaatelisi erinevusi. Me oleme püüdnud seda netilt küsida, aga ilmselgelt, et ebamugav teema, ega ta otseselt ei taha midagi öelda. No ridade vahelt võib-olla sellest lausest, et ei taha oma tunnetest seoses treeneriga avalikult rääkida, et võib-olla sealt võib midagi välja lugeda, aga see on puhas spekulatsioon. Ei tea seda tõesti kommenteerida. Jah, seda ei oska kommenteerida. Üldse mulle tundub, et kui vaadata, siis liiga palju üldse elus liiga palju spekuleerivad ja mõtlevad, mida teine mõtleb ja mida teine ei tee. Ausalt, endal ka selline patt võib-olla on ka ikkagi küljes, et see on ausalt öeldes inimesed, tulge mõistusele, kust te teisi inimesi sisse näete tegelikult. Samas mõni arvab, et nähakse tema sisse, siin on nagu see vastastikune, see niisugused võnked, mis on tegelikult
üldjoontes ikka absurd. Aga Anetil võib-olla kõige tähtsam oleks esmalt tervis korda saada, nagu ta seal samas intervjuus lisas, et uuringud sel nädalal ees ootame, siis saab üldse teada, mis edasi saab, sest praegu ei tee isegi trenni mitte, et ma ei tea, julgete pakkuda, kas Anett üldse läheb murule? Eriti kui veel Wimbledonis punkte ka ju ei anta. Jah, ei julge pakkuda jälle, see on jälle see spekulatsioon, et ma ei julge midagi pakkuda, et täpselt sama segane seis kui Nadaliga, kas Nadal läheb või ei lähe, pigem ma arvan, Nadal ei lähe ja pigem ma arvan, et Anett ka ei lähe, aga ma ei tea, see on jälle selline kohvipaksu pealt ennustamine, et keegi ei tea peale Aneti ja Nadali ja võib-olla nad ei tea isegi. Selle asemel lähme pärast kohvi jooma, mitte kohvipaksu pealt ennustama. Äkki tervis korda saada ja tulla siis kõvaväljakutel juba tugevamana tagasi ongi targemate. No jah, eks tundub mõistlikum. Tundub mõistlikum ja teine asi, tal ongi vaja seal tegelikult juba see aeg ei olegi nii mägedad, aga kus tal ongi vaja põhimõtteliselt tulla ja oma punkte hakata varsti kaitsma. Aga Wimbledoni turniir siis algab 27. juuni. Üks kummaline turniir sellest tuleb, nagu punkte ju mängus ei ole, ütles ka Indrek Tussit, et kui hakkaks sel ajal juba normaalsed kõvaväljaku turniirid, siis ei läheks Kaiagi Wimbledonile. Aga eile tuli uudis, et ikkagi VTA kavatseb seal pooled punktid vist. Eelmise aasta, ma sain aru, et eelmise aasta pooled punktid jäävad alles, et hästi segane seis ja vist eelmine saade rääkisime ka, et kas see nüüd on õige või vale. No minu arust on Wimbledon õieti käitunud ja ATP ja VTA nii-öelda heas mõttes on munadeta, aga sellest võib jäädagi rääkima. Aga Wimbledon on Wimbledon selles mõttes, et kui ma arvan, et seda karikat tahavad ju kõik pea kohal tõsta. No Djokovic kindlasti tahab. Jah, võib-olla nüüd tekib tal ma ei tea, mis see lõpuks see koosseis on, et lõpuks jah tõesti, et Djokovicil võib-olla natuke lihtsam nüüd saada see võib-olla. Ja seda ma arutasime ennem ka, et Medvedev ei lähe, Zverev kindlasti ei lähe. Nadal võib-olla ei lähe, Rublev ei lähe, polegi jäänud seal kedagi. Jah, et saab sellise, võib-olla natuke kompensatsiooniks nii-öelda, et seal küll käitumisega pärast, kui USA lahtistel välja, et tal on natuke olnud, ütleme niimoodi, et ma ei kaitse Djokovic, aga natuke sellist võib-olla mingit, ma ei tea, ebaõnne, aga ise on ka seal natuke ikkagi süüdi olnud, et tal see võib-olla number on veel 20 peal, mitte 21, et ütleme, aga mina ei tea, tema ta ajab muidugi seda numbrit jubedalt taga. Mul on tunne, et Nadal küll nopib neid turniiri võita, aga ta ei tähtsusta seda nii üle. Aga Djokovicil on see kuidagi nagu mingi haigus ja see võibki talle muuseas isegi komistuskiviks hakata, et ta nagu põleb läbi selle pärast nii mõnigi kord. No me enne arutasime Micheliga ka, et kas see, et Nadalil on praegu 22 ja ülejäänud mehed on 20 peal, kas see tundub sulle, ma ei tea, 2-3 aastat, 5 aastat tagasi mõeldes loogiline? Sa mõtled kogu see summa või? Jah. 62 siis tuleb? Ei, ma mõtlen, et just üks mees on, et Nadal on 2 ees. Ja võib-olla, jah, et kui see oleks küsitud, mul ütleme võib-olla 3-4 aastat tagasi, ega ma ei oleks siis uskunud, et võib-olla, et Federer ikkagi võib-olla hoiab seda kõige suuremat numbrit. Federeril on muidugi, kui vaadata läbi aegade, on ta paar sellist nappi finaali kaotust tulnud sisse, et tal tegelikult ja seal ikkagi vigastused olid tal ka varasemal perioodil, et ütleme, teistel on ka muidugi olnud, et ei saa öelda, et Djokovicil on kõik libedalt läinud ja isegi Nadalil. Mina vaataksin nagu üldisemast kontekstist seda. Tähendab, kui ma nüüd eksi aastast 2004 siis põhimõtteliselt, kui vaadata 3 meest korraga nii-öelda. Täna on meil 2022. Ma ei saa aru, mida need ülejäänud mängijad teevad, sest ausalt okei, need on unikaalsed kujud, eks on ju, aga 62, ei suudeta, Ja väiksematel turniiridel tõesti seal, me arutasime ka Alcaraz, okei, tal on veel aega, eks on ju. Sinnerid ja kõik siin aastat läbi, toome neid nimesid välja ja vaata, et isegi Zverev oli praegu, vaata, et võib-olla kõige reaalsem selline isegi samas ujus kuskil Čilić välja, kes on ka juba niisugune, ütleme, tõsine seenior võib öelda. Ma ei saa aru, mis toimub. Tõesti, praegused metoodikad, kõik võimalused, mis on, ei suudeta kuidagi, et tõesti sellised unikaalsed mängijad tulid, aga see tundub müstikale. Et tennisest, ma saan aru, kui keegi valitseb seal 10 aastat, just nagu valitseb ja siis võib-olla seal natukene hiljem võib-olla üllatab, aga sisuliselt on siis, mis on varsti 20 aastat,
Ma ei saa, see tundub uskumatu. Ma ei oskagi seda kommenteerida. See on müstika. Tennis on mentaalne mäng. Jah, aga mitte ainult ikkagi füüsis ja kui see on 100 elementi. Aga selge, tõmbame tänasele saatele joone alla, peame kõik oma toimetuste juurde naasma ja tuleme vast tagasi mikrofonide ette, kui on Wimbledoni tabelid väljas. Saab olema huvitav näha, mis asetuse saab Kaia ja millise loosi. Aitäh kuulamast ja kõik head! Kõik head! Head aega! Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.